Võid veel laksata midagi. Laksa midagi, jah. Jaa, laksen. Uudise värki. Uudist tahad saada, jah? Mul on nii palju uudiseid. Samas, why not? Pane veel lõpetuseks üks selline mingi magus, mis meid nagu käima tõmbab, mis meil filmi käima tõmbab või võib-olla sa ei riski sellega, jah? No, ma ei tea, jah. Aga okei, räägime siis siit natukene lähemalt Rootsist. Ja nimelt Rootsi ülikool keelas üliõpilastel ülikooli raamatukogus masturbeerimise. Ja tegi seda ametlikult pärast seda, kui üks üliõpilane... See on abielunaine. Selline uudiste valik. Sa ütlesite, et midagi, mis teid käima tõmbaks. Okei. Neiti üks üliõpilane seal seda tegemas. Sellise suhtumise eest mõnis. Septembri lõpul aset leidnud intsidendis leidis siis üks naisüliõpilane raamatukogu lugemisruumis mehe masturbeerimast. Ja see talle väga ei meeldinud see vaatepilt ja teatas siis nähtust... Saaks selle kuidagi ilusamini seda öelda. Värki näppimas või midagi kuidagi... Okei, kui see on ilusam, siis tabati värki näppimast. Jaa, palju ilusam, inimlikum kuidagi. Okei. Sulle ei meeldi see sõna või? See on sama õudne nagu Pilates. Okei. Naine teatas siis nähtust. Nähtus on okei, eks ju? Jep. Raamatukogu töötajatele ja need omakorda ka ülikooli juhtkonnale ja sealt edasi juba ka politseile. Uurimine kinnitas, et mees tegeles avalikus kohas värgi näppimisega, segades raamatukogu tööd. Mees üliõpilane tunnistas teo üles. Ja see raamatut maha riiulite pealt või? Mis ta segas seda siis? Vaikselt toimetas, jäi vahele lihtsalt. Võib öelda, et toimetas... Tegelikult ju segaks, sa loed vaikselt või näpid värki. Näpid värki, toimetad Johnsoniga näiteks, on väga hea öelda. Toimetad Johnsoniga. Sina viid seda Johnsoniks, jah? Ei, see on rahvusvaheline termin. See on rahvusvaheline termin. Johnson. Ja samamoodi võid kasutada. Jerry võib öelda sellega. Püstkoda või... Oota, ma pean kirja panema. Ära oma pere värki nüüd siia too. Mulle jää need meelde niimoodi. Kriimustas Jerrit vaikselt. No, midagi ilus kohe. Mees üliõpilane tunnistas üles, et ta kriimustas Jerrit vaikselt ning palus selle pärast ka vabandust. Näed, kui tore on kohe uudis. Või mängis oma järjehoidjaga. Jah. Aga võib-olla sa aitas tal keskenduda kokkuvõttes, et pärast seda raamatut kätte võtta. Aga igal juhul ülikoolile see Jörri kriipimine või mis see iganes see oli. Jaa, kõik on okei. Tegeles selle raamatuga, mis jääb nabast alla poole. Sõnaga talle keelati raamatukogu kasutamine. Jönköpingi ülikool koos politseiga uuris juhtumit ja mees peab ülikooli juhtide ees oma tegevuse kohta veel kord aru andma ja tulema... Veel kord oma tegevust kordama. Ja tulema siis 7. novembril nagu süüpinki justkui üles tunnistama selle kriipimise. Jönköpingi ülikoolis õpib umbes 10 000 üliõpilast ja seda ülikooli peetakse Rootsis üheks mainekamaks õppeasutuseks. Peeti siiamaani. Just, seal õpib ka 1500 välisüliõpilast. Aga Rootsis on viimasel ajal aset leidnud mitu avalikkuses püstkoda või kuidas see oli? Ei näe ära neid, pane tähele. Johnson, Jerry. Johnsoniga tegelemisega juhtumit. Et suur laks ülikoolile, kui oled mainekas ülikool. Värgi näppimine on kõige okei. Väike laks tudengile, suur laks ülikoolile. Just. Mis asja? Kus sina tead, kui väike laks ja tudengil oli? Võib-olla sai sealt ikka väga karmi laksu. Et siin ei ole midagi kindlat selles elus. Nagu aru saan, et on tagumine aega hommikuraam ära lõpetada. Ei teeks paha. Enne kui siit jälle tuleb midagi, mis ei ole poliitiliselt korrektne, on ebatsensuurne, amoraalne või jumal teab mis iganes. Aga antud juhul esistada, pigem saab süüdistada nagu Marist. Meie püüdsime seda asja nagu ära pehmendada, nagu muinasjutuks muuta. Mina oleksin hoopis ühe teise uudise valinud. Aga sina ju valisid uudise. Aga ma tahtsin teile meelehead teha. Küll meie endale meelehea tegemisega saame ise hakkama, Maris, sina selle pärast mõtled. Mina tahan head teha. Homme teeme jälle head.